Heippa hei! Tere tulemast taas meie vlogikesse. Enne kui me lähme video juurde, siis jällegi väike meeldetuletus, et pane palun meile ka subscribe-ikene. Kui sul meie videod meeldivad, pane see like-ikene, bell notification. Me oleme päriselt ülitänulikud ja see tähendab meile väga palju ja me näeme, kui palju teid vaatab, aga kui palju te ei reageeri siis. Nii et need väiksed asjad. Kommentaar ka, visake mõni kommentaar ka. Meil on see vlogis vist mingi küsimusi ka, millele saate vastata. Maalide kohta äkki oli. Ühesõnaga. Mitu laiki tahame? Mitu laiki tahame? 100 laiki. Ma ei tea. No teeme soita. 100 laiki. Palun 100 laiki. 100 laiki. Ja kes tahab võib-olla igapäevasemalt olla kursis veel rohkem tegemistega, siis võib ka Instasse minna followma. Aga hakkame nüüd pihta. Peritlane. Heippa hei, meil on käes esmaspäev ja meie oleme tulnud trenni. Eelmise nädala vlog, see 2 nädala vlog sai üles ja me vaatasime ise ka, et see oli ikka tõeliselt kaootiline vlog. Nii et ups, proovime paremini see nädal teha ja proovime ikkagi, et saame 1 nädala peale äkki ilusti kokku jagada meie nädalat toimetusi. Igal juhul täna oleme nüüd tulnud siia huubi taas trenni tegema ja ma ei teagi, on seal midagi asjalikku öelda. Ennu istub siin nurgast ja paneb mu tuhvleid jalga. Ei ole midagi. Ei ole, davai, me hakkame pihta. Päris rets juba. Ikka päris läbi võtab. On ju? Lebo vä? Ei ole. Päris raske ikka. Pole ammu teinud ka vaata tšeffi ja. Jõudu ei ole vist üldse. Ammuga ei ole lihtne, aga ongi hea. Nii me arenemegi. Davai, me peame uuele tiirule minema kohast. Trenn tehtud. See oli päris crazy. Issagi välja näen, ütleme ausalt, seda mu näost ka näha. Poolt päris ammu tein niimoodi Jeffersoni ja mingi bulgaarlastega ja raskusi. Mida ma teen? Ma ei tea, ma ütlesin, ma tulen su kõrvale ühesõnaga. Sa ka? Igal juhul, nii et me oleme päris kutud. Aga väga mõnus oli. Aga korralikult ikka võttis läbi tõesti. Siuke väga humbling experience. Aga mida raskem trenn, siis seda parem jällegi pärast olla. Mis saad aru, vahepeal on hea aru saada, võtta kui nõrk oled, siis peab äkki rohkem pingutama. Ei, siuksed trenn on vaja, ja väga hea, et see kohe nädal alguses sain ainus päeval. Arvad, et läheb lihtsamaks teised päevad, jah? Ei, lihtsalt on aega veel, ma saan olla trenni teha, et ei ole juba reede käes vaata, et mida varem saab nagu trennilainele tagasi nädalal, seda parem on. Seda muidugi, seda alati. Aga hea küll, vaikselt ajame ennast püsti ka siit. Tere, kõik see pere. Kas olete enam vloginud või? Ei ole. Täna on teisipäev. Nädala teine päev, nädala teine trenn. Täna teeme käsi ja kõhtu. Väga siuke... Kuidas ma ütlen? Tõmbas pilpaks ja... Kuidagi praegu käime trennis niimoodi, et tuleme kohale ja siis alles mõtleme, mis teeme. Et siuke mingit kava midagi ei ole, siuke loovus. Peppu natuke aldub eilsest. Peppu, jah. Mul on seel ikka natuke kange. Aga siis täna teeme käsi. No nii, oi, vaat, kus need ussikesed juba tulevad siin. Liidu. Pane mõne. Ilus. Tuli. Jõuad, tõmba! Vaata, see selja on ikka ei tee. Aga jaa. Vaata, kui hästi seal veresooned asjad kõik juba. Siin on mingi räme valgus ka kusjuures. Teine päev trennis ja
juba on papa. Nii, ühe triitsaharjutuse me juba unustasime filmida. Nüüd on siuksed väiksed triitsakätekad siin lõpus. Või noh, need, mis iganes. Vaadake lihtsalt otse töölt tulnud härrasmees. Valged laigud kõik veel keha peal ja sokkide küljes oli ka enne kuskil see. Enam ei ole. Küünarnukk on valge, sul seda ma räägin siin. Rakennusmees. No niin, rakennusmies valmis. Nyt ollaan rakennuksella. Katsotaan. Mis mees? Rakennusmees. Mis tähendab? Rakennus. Ehitusmees sama mees. Rakennus või? Rakennusmees. Okei, no kõva rakennusmees oled. No nii, what's up vlog? Tulen juuksurist praegu. Mõtlesin, et on siuke tavaline juuksuris kõik. Midagi erilist. Aga sinna pinki istudes otsustasin, et sai tõmmake masinaga maha kõik lihtsalt. Siis ma ei viitsi käia siin lihtsalt ja pole aega ja praegu nii 3 nädalat lükkasin edasi ja siuke pahmaka selle peas ja et mida rohkem lõika maha, seda vähem tulema. Ja mul pole aastaid nagu tukka olnud, mitte olnud ja üldse nii lühike. Okei, paar aastat tagasi siin sõbraga tõmbasime nulli ennast purust aega. Aga see ei ole, see ei loe. Ja mulle isiklikult nagu räigelt meeldib nagu siuke mõnus, lühike, fresh, clean, habega vaja ära ajada. Aga mis see minu arvamus loeb on ja Peritile peab meeldima. Ma väga loodan, et talle meeldib. Teeks hea meelega järgmine kord sama lõikuse. Nii et sõidame nüüd koju ja filmin seda tema reaktsiooniga. No mis istud siin? Vaadin päikest, mis sa teed? Oi, su lükkased juuksed! Kus su juuksed on? Kus te käid? Linna otsin. Meeldib ja... Ja väga. Ütle. Nii hull päike. Vaata. Teid on nii väik. Kes sa tegi nii väiksid suma juuksed? Meelega tegid või? Mõtlesin, et ma ei viitsi tulla tagasi, see näed lõigad ka maha. Ikka päris korralik. Tukka ei ole enam, vaata. Üks masinaga maha kõik lihtsalt. Crazy, no eks ta kasvab tagasi, suures pildis ei ole hullu, aga ikka väga harjumatu on. Aga mida sa teed? Ma istan õues, ma ei tea, kelle juba nii palju, ma lõpetasin töö mingi 40 minutit tagasi ära. Ma võin ummikus nii kaua. Kas me lähme õuesporti tegema? Sa oled nii tunniselt. Sa oled nii madal. Ma olen nii päikes ära, nii hullud peale, ma ei näe üldse midagi. No vaatame, mis teha saab. Saaks süüa midagi. Pirukat saab veel. Ma nii ilus ilm on, täna võiks täiega mitte õuesporti teha lihtsalt. Päikest võtta või? Ei, õuesporti teha ikka. Saal jäi lähedana, ma arvan. Ma ei saa mitte tegema õuesporti vist. Rattaga sõitma, jooksma minna. Mingi lõikekaid. Vaatame. No nii, tulime õue. Praegu kergelt natuke sörgime. Ja siis teeme niimoodi, et mul on see sall ka sinna. Veits on tuuline. Okei, vahel täitsa fakt, aga veits on tuuline. Ma tunnen, mu kurk jääb nagu nii kergesti muidu. Kuidagi saab külma, siis ma panin endale selle sallikese siia ka. Igal juhul, aga kuna meil on siin need tänavapostid niimoodi mingi aja tagant, siis me kõigepealt natukene jookseme soojaks ja siis teeme siukseid nagu kiiremaid lõikekaid nende tänavapostide vahel. Et nagu kõnnid, siis jooksed kiiremini, siis teed jälle kõnnid, siis jooksed jälle kiiremini ja siis vaatame siuke suht jooksvalt palju ja kuidas teeme. Ma vaatan, kuidas mu põlv üldse laseb, et mul on ju põlvetraumakene ka, aga võtame nagu mõistlikult. Jah, sul särk lendas juba, jah? Musta särgi on nii kuum ikka. No jah, praegu nagu päike on soe tegelikult. Aga noh, siuke kergelt tuuline ka. Aga let's go. No nii. Jookse. Põgeneks nagu kuskilt. Ei tea kelle eest. Läheb. Teise postini. Good. No kuidas on? Mõnus või?
hakkab läbi ka võtma vaikselt või? ei võta või? no ütleme, lebo või? jooksu lõpp on ikka raske, aga kui seisma jääd, see on juba uuesti lebo. siis on juba unustatud või? kohe lebo. vaata kui mõnus ilm, täitsa lõpp või? kus on ikka suveõhtu meile antud. higihaisked üle pea. mis haised siis? Deodoranti tuleb selleks kasutada naistelõhnalist deodoranti, mis sa ostsid endale. see on ikka nii räige. Ken tuli üks päev koju, ütles mulle, sa tuli ma terve tööpäev mõtlesin, mis ongi naistelõhnaõli järgi lihtsalt lõhna. ma mõtlesin, et Beritega mingi prank lasin mu tööriiete peale, lõhnaõli või midagi, enda lõhnaõli. ja siis sain alles mingi poole päeva alt aru, et ainult siis, kui ma käed üles tõstan, siis lõhnan nagu naine. ja siis tuli meelde, et ma ostsin eile üleeile ostsin uue deodorandi, mingi tsiitruslõhnaga. täpselt nagu naiste lõhnaõli. ta on ikka suht siuke pehme, siuke jah, lillene, marjane lõhn või siuke. aga jah, selline see eluke meil siin maal on. jube mõnsa küll. oli just neljapäeva õhtuk vlog. jõudsin koju just, hüppasin Bauhofist läbi, kui tulin. meil oli siukse kinkekaart Bauhofi, siis tõmbasin ühe labida ligi. mille pärast, kui küsite, siis sellepärast, et nojah, kukkus ümber. mingi vend ostis, mis tähendab kinkis õunapuu meile. tere õunapuu. oih, ümber kukkusin jälle. see on mingi 2 nädalat meil siin nurgas istunud. ootanud oma hetke. ja siis ma ostsin veel ka... mida sa seal teed, noh? ja ma ostsin veel ka neid. mida tuult? Cold. Ma ostsin ühe auto nahahoolduspaketi komplekti ja siis veel mingi tünni. Sellega peaks mingi plastikut puhastama autos. Sprei või? jah, sprei. ja siis märgasid lappe ja veel mingi asja veel. see on plastiku cleaner hoopis. ma ei mäleta, mis see oli. see on mingi kokpiti sprei. igatahes hakkab autot küürima. näitan. seal maas. ma näitan, milline praegu on ja milliseks ma äkki saan pärast. nii, praegu ta on siis siuke, noh, oi, siin on väga plekine. igatahes siuke, noh, pole, ütleme, kaua saanud hooldust. vaata, mis saab. no ma pean ütlema, et see asi täitsa toimib tegelikult. siit on nagu näha, nagu see on nüüd nagu puhas ja see on must veel. seda ma tegelikult tegin, aga see ei saanud nii, seda ma pole nii palju nühkinud. aga see sai ikka päris hästi, noh. nagu siit on nagu eriti hästi aru saada. ta oli enne tegelikult samasugune nagu see suur. aga okei, ma proovin nüüd seda ka nühkida siin. see on see kõige hullem koht. jälle kehv algus on, aga ütleme, et ta tegelikult... jah, ütleme, ta tegelikult sai palju puhtamaks küll. alguses siis lasin ühte vahendit peale ja siis selle harja kõõrusin, onju. ja nii mitu korda. ja siis lõpuks lasin mingi õli peale ja siis tõmbasin selle lapiga puhtaks. see lapp oli tutikas, nüüd on siuke. aga ta on parem küll, no ei saa midagi öelda, noh. teeme selle shotgun'i ka nüüd korda. nii, vahepeal siis tõmbasin kokpiti puhtaks. Mikro selle fiibrilapi ja mingi spreiga, mis ma näitasin. ja viimaseks on siis see sprei, mida ma olen siin juba natuke kasutanud. aga see on küll mõnus asi, seda on nagu kohe näha. ta on nagu, jätab siis selle plastiku siis nagu siukse säravana ja nagu kauakestvana. ja peaks siis nagu tolmu ka eemal hoidma. ja lihtsalt teengi, käin kõik plastiku niimoodi üle ja tõmban natukene selle fiibrilapiga natukene puhtaks. lihtsalt. ülimõnus, et tahab kohe siuke läikiv ja see on mu lemmik asi siiamaani. siuke mõnus lõppviimistlus. auto sai puhtaks, võtsin lõpuks ikka väga tõsiselt selle ette.
need kohad, noh, neid ma hakkan puutuma, siis need saavad nagunii kohe uuesti mustaks, aga kõik sees, kõik plastikud, kõik nahad, kõik. Ja isegi pedaalid said puhtaks. Tõmbasin nii puhtaks kõik. Pagass muidugi kõik. Kõik täis pakett. Kõik plastikud puhtad. Nii et väga mõnus. Ma omaks lemmikuid mõtted, kui istun autosse ja see värskuse ja puhtuse lõhn. See on väga mõnus. Heipa, meil on käes neljapäeva õhtu ja me käisime just poes, ostsime siis laupäevaks süüa, juua ära, sest et meil on nüüd see laupäev siis viimane soolaleivapidu. Ja jah, nüüd tulevad siis minu igasugu peresugulased ja siis meie Tallinna ühised tuttavad. Ja jah, ühesõnaga nii, et käisime just poes, kell on juba 9 siin läbi. Nüüd lähme koju, ma ei tea, tuttu või? No vaatame, natuke võib-olla tšuti on vara veel, aga varsti läheme. Ja homme on veel siuke töine päev. Homme õhtul tulevad meile Sandra ja Turan külla, siis me teeme nende käest steiki, mida me siin eelmises vlogis jagasime, mida me kingituseks saime. Me ostsime praegu poest just need asjad ka, mis meile pandi sinna nagu mingi siuke väike retseptike juurde maitsestamiseks, kus olid mingid, ma ei tea, küüslaugud, petersellid, tillid, ühesõnaga, et mingi möks sinna teha juurde, millega seda steiki maitsestada. Ostsime need asjad ka ära ja homme siis saame katsetada, eks me siis näitame, kuidas sellega läheb. Jah! Nii, ma mõtlesin, ma näitan ka, mis me siis sinna lauale teeme. Ma tegelikult teeme, kui teist näitan ka, mis me süüa tegime, aga noh, teate, et siis, mis me poest tõstsime. Seekord teistsugune valitsus. Jah, tegelikult natuke küll. Ühesõnaga, noh, snäkivärki on siin natukene sellist. Magusad klassikuid, see võtab lapsid natuke rohkem, tahavad. Ühesõnaga, ketšupikest, snäkiks juustu veel. Meil on eelmises korrast ka veel alles 3 juustu. Siin jälitus juust, mingid juustukuubikud ja mingi juust veel. Ühesõnaga, siis see serrano või see, jah, just serrano singikene. Siis üks see läheb lavaširullide vahele, on ju, siis sink läheb sinna hulikõrvitsapiruku vahele, ma teen siis hulikõrvitsapirukad. Siis need jälle vorstikest on ju, vorstikest, tipikastmed, see on siuke snäkilava siis põhiliselt. Oi, kodujuustu, seda läheb sinna piruka vahele veel, mul on kodus ka kõik juurde. Ja siis ma teen seekord, mul on veidis juustu snäksin. Ühesõnaga, ma teen seekord seda sama salatit, ma siin ju näidanud, ma näitasin neile Instas seda. Igal juhul, mida ma just tegin siin endale kabarpäeva tagasi, kuhu lähevadki siis makaronid, mozzarella juust, päiksekuivatatud tomat, tavaline tomat, rukola. Ja tegelikult läheb muidu salat sisse kana ka, aga ma ei pane salati sisse, kuna ma teen grillil kana, siis teen nagu ilma lihata salati. Noh, lavash läheb siis nende lavaširullide jaoks koos selle ja salatiga. Muna, seda kulub niisama, läheb muidugi sinna piruka vahele ka. Ja siis siin ongi hunnikutes liha. Kana teeme seekord hästi palju. Ühesõnaga. Ja siin veel kodujuust. Ja need mõtlesin niisama meile. Ma ei tea, kuidas võtsid. Ühesõnaga, päiksekuivatatud tomatid on ju, need sinna salati sisse. Ja siis, mis veel on huvitav? Makaronid on ju ka salati sinna sisse, nende kilpsidega. Mis on veel huvitav? See läheb suvitõrvitsa sisse ka, klassika. Suvitõrvits. Just. Mis veel on? Ma toon selle paberi siia veel uuesti. Kus see on? Ühesõnaga, me homme teeme siis neid steike, mis me eelmises vlogis näitasime, siis meil oli pandi see retseptike kõrvale, et me saaks teha nagu sinna juurde väikse siis, mida ürtidega kastme või kuidas öelda, on ju. Ja siis selle jaoks ossimegi ja siin on need tilli, peterseli, tšillid, küüslauku, sibul on siin kuskil ja kas kasta siis? Oliiviõliga. Õlist tuleb kaste või? Jah, oliiviõli ja sirunit on ka, sirunit tõstsime ka selle jaoks. Ja laupäevas ka, ehk siis sellega kokku niimoodi kuidagi tuleb kõik kastmed, mis saab selle steigi peale panna. Nii et seda hakkame tegema homme. Ja siis tohib viinamarju ja mida? Nüüd panni peale. Steiki ma arvan, panni peale, jah. Ma ei tea. Seda saab grilli peal teha, aga ma pigem siis teeks panni peal, ma arvan, sest grillil sa just nii hästi võib-olla saa kuumusest nagu aru. Pannil on niisugune ühtlane, mõistlik grill teeb vahel trikke. Ühesõnaga, nii et jah, ja laupäevast nüüd on meil liha, see salat, see pirukas, snäkid, lavaširullid. Joogid on teisest toas. Ja jah. Mulliga ei mullita, erinevad. Alkoholita. Vot, nii et aga laupäev äkki näitame, kuidas läheb tegemiseks ka. Ütle magama. It's Friday, it's Saturday, Sunday, what? Käes on reede. Reedel pärastlõuna. Hitime leege. Kuidas on? Jõuad? Jõuan. No kui siukse häälega vastatakse, siis see on ikka väga kerge. Väga raske ei ole. Aga pole hullu. Pole mul niimoodi leege teinud. Raskustega. Küll, aga väga ritsida. Juh. 200 panime praegu peale. Mõnus. Peas, et põlves kokku ei lähe, see on kõige olulisem. Jual. Suru. Kõike. No. Timmu. Mis asi läks? Päriselt?
ai, joo vett. Rüppa vett. Minu arust päris hästi kuidagi sellel masinal. Tõmbab nagu kuidagi väga täpselt õigesse kohta. Veel juurde. Aga vaata, tagumik üles ei tõuse, on ju. Et sa ikka puhtalt jala pealt surud. Mitte mingist inertsist. Mõnus. See üldse ei räägi. No hea küll. Tee siis. Vaatame, mis nii kaua lihaseid paneme siit seda. No, midagi on. Valus või? Ma räägin päris tummini oli ja ma ka tundsin kohe, läks nagu täpselt kümpi. Ja siis siin on siuke tagareia see ka. Noh, tegelikult nagu siuke klassikaline masin. Aga kuidagi väga hästi jällegi läheb nagu õigesse kohta. Et ma ei tea, kas meil lihtsalt täna on kuidagi nagu super hea tunnetus mõlemal. Või siis need kosejõukumasinad lihtsalt kuidagi ongi nagu siuksed head. Et nagu väga õigesse kohta täpselt, kui ma teen, tunnen, nagu läheb täpselt ilusti ideaalselt tagareite. Samamoodi seal enne läks sellesse reie pealsesse ilusti nilipäässe ja kuidagi väga mõnusa tunnetusega igal juhul. Vautši, milline imeline ilm õues on. Õnneks. Ma pidin elupuid niitma, aga nüüd saab elupuud ju ilm niidab ära, näed, ma ei peagi. Muruniiduk või? Jaa, kõige murupats. Akud viisid ära, vaata kui head sa akud ära viisid. Sul olid akud ka õues laadisid või? Aga minu saavad elupuud kastetud. Okei, no tegelikult peab alla ka, ma olen nõus. Igal juhul tegelikult, mida ma tahtsin näidata, oli üldse see. Siukene masinakene ka, see on kusjuures ka väga hea tunnetusega. Sest noh, jalg on nagu mitte ainult sa ei tõsta, vaata, hoiab seda ülemist osa nagu tugevalt koos. Et sa ei saa hakata nagu siit vingerdusi tegema. Et jalg on nagu tugevalt vahel. Tõsta nüüd kõrgemale. Sikuta. Oi, siia ma etsin 10. Tahtsin selle ära vahetada, aga upsi, üks jalg saab raskema raskuse. Igal juhul vahetan ära või? Said tehtud. Siis oleks pidanud eelmisel ka jätma 10. Igal juhul. See on tõesti. Õnneks ei pea täna väljas olema. Kuigi meil on homme näitab sama ilma, mida homme külalised. Aga noh, vaatab, homne on homne probleem. Täna tulevad ka tegelikult külalised, aga täna me oleme toas. Jah, naerata. Teine kui otsed nii rõõmus. See olid. Teeme, lähme ära. Jah, tohi. Suru nüüd. Kalvid välja. Show me your kalvis. Üles. Mis su varbad ragisevad või mis asjad mingid? Varbad, jah. Oh, what the hell, kuulake. Kõik varbad korraga. Nüüd ei tule enam nii kõvasti. Sa ei tohi mõelda sellele, siis ei tule enam. Ups. Ja veel. Tõmba, suru. Nii. Ühesõnaga, meile jõudis üks pakk. Ja see on järgmine Temu pakk. Sul ei ole nii raske on või? Ma ei mäleta, mina võtsin selle automaadist. No see tuleb niimoodi kahe näppa, tegelikult ei ole. Ühesõnaga. Ja me teeme lahti selle teiega koos, nagu me tegime eelmises vlogis teiega ühe Temu pakki lahti. Ma tegelikult tean päris täpselt vist, mis siin on, aga las poiss saab seda avastamist. No sa juba ühe sa spoilisid mulle, aga ma isegi saarele miks. Meil tuli pakk ja kusjuures seal on see sees. No ma ei tea ju, et sa ei taha teada. Kindlalt sa ei tea. Nagu ei tea ju. Ma pigem tahtsin sinu elevust tekitada, et meil on midagi jälle tulemas. See ei tekita elevust, kui ma tean, mis see tuleb. Aga mul pole aimu ka. Juuksed. Mis kuradi mööbel see on? Kas sul on vaja nuga või? Ma toon. Ma tean seda. See on nagu kolises midagi sees. Need on need riiulid või? Jaa. Issand, kui random asjad. Nuga on siin, ma panen selle oma peale. Igal juhul, päris tugev sellega jälle. Need lähevad siia. Niimoodi. Ma näitan sinna. Siia vahele. Kuidagi. Ei mahu ju. Mahuvad ikka, ma arvan.
ühesõnaga ja siis panedki riiuli. Näed, ops. Ja siis paned seina peale. Ja siis paned siia mingisugused asjad peale. Me ei pane neid siia. Meil oli tegelikult plaan neid vetsu panna. Nii et ma arvan, et äkki lähebki äkki. Juba pärl maas. Ja juba pärl, siis vaatan jah. Et äkki lähmegi või panemegi alumisse vetsu. Ja siis sinna mingid taimekese peale. Ei pane taime enam kuhugi. Muidugi me paneme. Taimed on nii ilus. Kenil on nii kopeed. Kõik, kes toovad mingi, ärge too lille. Järgmine kord ütleme, et lill ei too, taime ei too. Täna viskas mingi 3 pakki lilli prügikasti. 3 pakki lilli, saate aru? Kui inimene ütleb 3 pakki lilli, siis see on ikka väga lille kauge inimene. No need on nagu, lõikelilled, need ikka ükskord lähevad käest. Siia saab lilli panna! Miks see siuke on? Ma tahtsin võtta ühe suurema ka, et siit saab välja võtta, vaata. Taru, kui see... Väga ilus ju. Nagu mingi... No plastist ja siia on vaja panna selles mõttes kerged lillad. See on üks... Need samad mingi maltsalised, vaata. Teine ka, jah. Valgeelini sama ka. See on praegu imelik nali see oli. Ei no, mis asi see on? Ei, need on väga lahedad. Vaadake, siia paneme mingid lilled või mingid maltsad sisse. Vaatan, kas ma panen nad kokku kuskile. Meil on üleval trepi juures seal nurk näiteks. Vaata see nurk. Tead üleval. Täpselt, kuhu sobiks. Üks see ja siia mingid ägedad need. Iga asi tuleb siis. Siia saame lille panna, siia saame väikse asja panna. Iga pool saab lille panna lihtsalt. Jaa, sest need teevad kodu hubaseks. Need sobivad elutuppa, need sobivad igast tuppa meil. Ma hakkan, teed koridori sinna nurka peegli kõrvale. Sinna sobib ka väga hästi. Ühesõnaga seda me veel vaatame. Nõnda. See on nuga ka, kui tahad. 3 asja tuli käinud. Ja vahe tuli asju, jah. On keegi pidi, jah? Ma ei tea, kas meie ääred peavad vahetuses olema. Ei, minu arust on. Ühesõnaga, see on... See läheb küll siia taha meile. Idee oleks siin, jah, niimoodi. Let's be art clowns! Yes, paint time! Red nose for me. Blue eyes for me. Art clowns! Peame nüüd vaatama päriselt ilusti kaugelt, kas ta sobib, kuidas aga õnneks see on siukse normaalse kvaliteediga. Mitte nagu see, mis võtsi. See oli plaanis siia diivani taha, jah, tõesti niimoodi pannagi. Meeldib sulle või? Jah. Päriselt, jah? See on emotsioon, vaata inimese näost. Ei no, mida? Ühesõnaga, aga mis teie arvate, people? Kas see sobib meile siia? See läheb muidugi seina peale, aga... Ühesõnaga, öelge nüüd, kas need, ma siin natuke sükest, siin on ka sükest pruunikad, pruun, beež. Noh, tegelikult te olete on ju näinud seda kodu. Nii et see näin nii õige välja. Ühesõnaga, kas need sobivad siia seinal? Nad natuke võiks ikkagi suuremad olla. Ma tunnen, et see sein ikkagi natukene nagu vajab suuremaid, et see võib-olla jääb väikseks, aga noh, nad praegu toetavad sinna, kui panna seina peale. Noh, see, kui ma niimoodi suuvin välja, siis nad tundub kuidagi eriti nagu pisikesed, et niimoodi. No nii, lõikame selle lihhi lahti nüüd. Ta peaks nagu veits ka roosa olema. No veits on roosa ju. On pehme või? Natuke see kõik kitsam. Nii on normaalne viil, jah. Näita korra vahele. Kuule, see näeb ju päris ilus välja vist. Väga roosa. Nagu liha tegelikult nagu ta peabki jääma siukene see steak roosa ju. Ja vaata, kui ta nii pehmelt läbi tuleb, siis ta ei ole järelt toores ka. Mida Hardi seletab seal? Muusika ei vakka. Noh. Kokku annetatud 15 eurot meil teevad sõbrad striimi ja kõik raha läheb kodutute loomade varjupaigale. Varsti panen ka raha teie lauset. Ja siis siin on see chimichurri retsept, mida me näitasime. Ja selline, mul on mingi suum sees. Selline ta siis näeb enam-vähem välja. Peaks natuke võib-olla seisma, aga kuna meil ei ole väga aega, liha juba sai lahti lõigatud, siis tuleb see sinna peale panna ja ära proovida. Mis sa tahad? Jah. Oota, ta nii lahedalt ei fokusseeri äragi mul praegu. No tõsta üks tükk, vaata niimoodi, jah, välja veits. Ma ei tea, tegelikult pildi pealt on ka minust siuke suht ju. No nii, esimene emotsioon. Kuidas siis 135 eurose kilohinnaga steak maitseb?
ülipehme tegelikult. Aga? Ja päris nagu... Aga kuidas maitsestad, sest on vähe või rohkem või piisavalt või? Sulle meeldi vaata, kui raskelt need sõnad välja tulevad Ma ei saa, mis see... Võib-olla ei teinud nii hästi, et ta nagu... Raha maitset oleks. Ja meil on üks tükk veel teha, äkki järgmise tüki saame paremini teha siis. Tegelikult on nagu korralik steik. Võib-olla liiga raske, kuidagi liiga pekkina vist, ma ei tea. No harjumatu, vaata, eks me oleme harjunud ikkagi rohkem valmis liha tegelikult sööma, et siis see nagu kvaliteetliha või siuke, mis on nagu fancy liha, vaata ongi toorem. Aga ma proovin ka kohe. Panid seda möksi ka peale veits või? Kui võtsid ampsu nagu? Ei, lihtsalt võtsin. Ma panen möksi ka, jah. No, toidukriitik. Mina söön kõike. Aga... Ei, aga päris hea. Tegelikult mina ütlen, mul sai natuke soolane tükk praegu. Võib-olla seda möksi läks liiga palju või midagi. Aga pehme on küll. Nagu tegelikult ma tõesti ei ole harjunud sihukese pehmusega nagu teistmoodi, aga maitsed on küll head. Nagu see chimichurri meks või mis ta on, see sobib väga hästi siia peale tegelikult. Et nagu põnev katsetada. Ei tea, kas nagu ise ostaks päris nii kallid, aga korra elus on lahe teha ikka või maitsta. Omalt ka siuke väike kodune kogemus. Kodus tehtud ikka teistmoodi kogemus. Nii, siin on üks selline uus kopramäng. Pidi olema väga vahva mäng. Siin niimoodi, oih, ma vaatasin uuesti, aga ma tegelikult just seda vahetasid välja, jah? See on 9 ju. Okei, oota, ma võtan. Ma vaatan kohe oma loogisõpradega. Ei, seda ma küll välja ei vaheta. Et teaksite, see läheb sinna. Nii, läheb vahetuseks või? Mis see on? Vahetus. No väga põnev. No väga põnev, mitte et ma teaks, mis see tähendab. Vahetus, okei. No nii, kes võitis esimese ringi? Mul on, oota, 5, 6, 7, mina võitsin, jah? 7, jah. Kes võitis? 3. Mina võitsin! Aga sa loed seal kõik ringid kokku või? 3, 3, 5. Nagu jotsis vaata loetakse. Miina Mari seal kõrval. Chillib suga. No vot, väga kena. Ma olen nii osav ikka. Ja 6 ringi. 20! Sul või? Sopli või? Ühesõnaga näete, meie andsime ka Kenniga ikka raha. Perksu ja Ken. Ja siis need kõik teised ka veits. Meil on koos 67 eurot siit otse annetatud ja 31 veel juurde pangakonto kaudu siis. Nii et paar kutsutekised saavad söönuks küll. Ühesõnaga meie tore soolaleiva pidu praegu on päädinud sellega, et meil läks elekter ära, kogu külal on elekter ära, mingi pool tundi polnud. Nii et meil on küünlakesed, tulekesed, aga need on ära kustutatud. Siin väike tulekene. Ja nüüd me siin põhimõtteliselt peaaegu, okei, telefonist näeb eriti pime välja, sealt ikkagi natuke tuleb valgust. Ja saame, kellelgi helistatakse. Üritame siin niimoodi küünlavalgelt siis toimetada. Nii, me oleme tulnud taarat ära tooma. Ja selline uus automaadikene on nüüd kalla, et sa ei pea nagu enam panema ükshaaval siit pudeleid. Aga saad nagu kallata kõik, mis sul on niimoodi sinna sisse. Vaata liigutada. Pane. Ja siis ta ise hakkab lugema. Ja siis siia tuleb raha. Ja rest tiksub. Siit järjest tuleb nüüd. Väga mugav. Praegu on 14 eurot, nüüd valame veel juurde. Hull müra. No. Olen käivitama siin, jah. No nii, tuleb veel või? Kindel või? Meil oli siis 41. Seda 218 purgikest ja sellist klaasi. No. Time to go. Got the cash.
söögiraha või? Joomisest sai söögiraha. Midagi ikka. Nii, me oleme jõudnud Bauhausi või Bauhausi, okei. No, lase. Oba. Okei. Ja see on täpselt siuke asi, mida mina võiksin teha. Ja siis sina ütleksid, et mega piinlik on su pärast. Perit, mul on nii piinlik su pärast. Sa ütled kogu aeg mulle, et sul on nii piinlik mu pärast, kui ma siukseid asju teen. Noh, ja kui mina teen siukseid asju, siis on sul nii piinlik. Aga minul ei ole. Ja ütlen, et minu mees sul kõik. Aga me tulime poodi ja oleme hetkel valinud endale välja siis harja, uue mopi, uue selle duši asja puhasti. Ja noh, mida saad mängid, see ei ole reaalne ju. Ja need püsivad ka veel. Ja kus kolmanda pealt pea peale või? Aga täiesti latsega on lihtsalt poes. No. Ühesõnaga, kuna me oleme soolakaks saanud kinkikaarte, siis me nüüd ostame endale igasugu asjalikke asju kinkikaartides. Mis see on? Kus ma sellega sõita saan? Mööblirula. Meil ei ole vaja või? Sellist. Okei, ei. Me ostame ainult asjalikke asju. Me ostame ainult asju, mida meil on päriselt vaja. Mine hüppa siia kassi. Vaata, kui väike see on. Nunnukas ju. Väike alles. Vaatame siin neid. Meil on ju see vetsupaber hetkel. On lihtsalt seal kapi peal. Aga nagu need on kõik ja meil oleks tegelikult neid tangisid vaja ka vannituppa, kuhu rätjad panna. Aga need on kleepakaga kõik ja ma ei usalda neid kleepakaid. Ma ei tea. See on kerge jah, sa paned vetsupaberi. Aga nagu nagis, kui sul on mingi 4 suurt rasket rätikut, ma ei tea, mul lihtsalt ei ole seda kleepeka usaldust, aga võib-olla teie oskate siin öelda, on kogemust, et kas need kleepekad teevad oma töö piisavalt ära või ei tee. Püsib või ei püsi see nagi seal. Aga siin on käinud vaata mingid ühekordsed ka, kas need on ka kleepekad või? Või need on nüüd ühekordsed võt? No vaata, selle kleepekas on nagu väike, nagu skule riskilik. See on nagu tervenisti kleepekas. Ma ei riski, ma arvan. Ma ei tahaks feilida ausalt öeldes selle ostuga. Aga need on kõik kleepekad või? Kuidas neid niimoodi tehakse nii palju kleepekatega? Ma ei saa aru. Tõesti nagu toimivad siis või? Okei, mõtleme. Peritiga siis on dilemma ees, kas lähme sushit sööma või lähme hiinakat. Mis otsustasid? Ma olen valikud. Meil on valik. Tahtsin sushi. Aga saame. Siin ei ole sushi suurt poodi, siin ongi ainult see väike ekspress. Aga hiinakas on ka väga hea. Jaa, aga see on sinu soov. Miks sina pead saama, mis sina tahad ja mina ei saa? Mis on nii lähedalt liimi? Sulle ka meeldib ju. Mida te sikod tahad? No ja küll saagus. Mis on nii mina? Sa oled lähedamalt sul ilusam. Saagu siis sinu tahta. Nii rähmane. On vä? Mis sa pead ütlema mulle? Enam ei ole. Okei, lähme sööme hiinakat. Kas oskad need välja sealt töödelda mu... Seda ei ole võimalik. Nii kola. Lähme teeme ühe lõuna. Küll lähme sööme siit kokku. Vaata, miks ma juuksin. No, ära kortsita. Pead lõdvalt hoidma. Pisikene. Tuli ära. Kõik või? Jaa, selle ei üks väike. Ja lubad me veel teha või? Ma veel. Ta ei luba mitte kunagi seda. Vlogi jaoks. Oota, ma pean otsima. Sul väga palju polegi praegu. No ilmselgelt mul ei ole, vaata minna. Vaadrik on. Oota, siin on näpis töö selle. Ai, Siit tuleb veel. oi. Oota. Oh my god. Kollased need rõve ju. Tõesti mingi suvalist kohta pigist, kus mitte midagi on tegelikult. Aga sa näed ju, et tal tuleb. Ma näen seda auku enda peas ainult. Aga neid kollaseid täppe. Mis kollaseid täppe? Mu silm nii kõrli. Sa näed neid usikesi või? Ei, see on ju mingi sinu ninast tuli siuke asi. Minu ninast?
aita, ma nii palju ei lubanud. kõige kõrvedam on see, et me teeme seda restoraanis. aga meil ei ole toit veel tulnud ja siis mind ka ja siis me pigistame punne. niimoodi me teemegi vaata. Tee mitte kunagi niimoodi. kodus teeme nii. me ei käi üldse restoranis muidu. me ei käigi veel sööda. täna meil on suur teitpäev, Bauhaus. tähistame soolepeode lõppu. ja kõik peod on nüüd ära tehtud. viisime Taara enne ära, andme nüüd loopisime seda. saime kõigest Taarast lahti, mis meil oli. vaata, mind maks nagu mingi trammi alla jäänud. Räägi. mingi trammi alla. Räägi. ooteaeg oli pool tundi. see klipp on 2 minutit käinud, nii et 28 minutit veel veedame teiega. ja siis... tuleb pikk voog. ja siis saame süüa. ma tahtsin sushi, kas ma seda ka mainisin juba või? Sushi oleks palju kiiremini tulnud raudselt. aga häid asju tuleb kaua oodata. nagu sina mind või? ma sain sind kohe. Vlog ei tea seda kogu lugu, kuidas mind aeti taga aastaid. ära nüüd esine siin. rohkem ma sind taga ei ajaks. nüüd kui ma... ütleb niimoodi, et sa tead, mikä ma olen. Lull jutt. Nüüd sa tead, et ma olin väärk taga ajamist. Davai, 27 minutit veel. No nii, meie söögik ja saabus. Päris korralikult süüa peaks mainima, siin läheb ikka söömiseks. Polegi üliammu ikka inakut söönud ju. Never on nüüd lai, aga tõesti ei ole ikka väga ammu. Nii et me olen väga näljast ka. Hakkame siis pugima. Aga mis me võtsime üldsegi? Kana, meekana. Ja siis too oli mingi unalamkana või? See oli mingi pakkumine. Ei, kana oli. Ja siis nuudlikesed, et need on paneeritud köögiviljad siis. Just. Ärge ise paneerige midagi. Ärge paneerige, jah. Paneerimine on oleneb tegelikult millega, aga teeb kõik asjad ja väga tummiseks. Anyway, davai. No nii, mina enam ei jaksa, mul isegi jäi siia alles, ma ei tea, kas Kennu teeb mu taldriku puhtaks. Vast ikka. Siin on veel süüa alles. Küll. Kuidas maitseb? Norm. Kõht täis. Jep. Läheb veel. Jep. Läheb lõpuni. Jep. no jah. Naudi siis. Nii, me ostsime sealt Bauhausist selle siia läheb vetsupaber siis. Ma tegelikult kohe vist ei pane. Igal juhul see läheb siia. Me just panime selle kleepsuga siia, et võib-olla saab natuke nagu kuivada just. Ja siis paneme. Ja siia sellega käterätikku. Et siia, oota, kohe tulen sinna poole ka, näitan vloogile ära. Selle pealt siia niimoodi. Meil enne oli lihtsalt ka rätik siin peal. Nii et see. Ja siia lähevad siis need nagikesed ostsime ära. Kuule, äkki natuke tuleme siia poole, et ta võimalikult vähe jääks sinna dušinurka. Vaatame nüüd see dušinurk niimoodi pritsib peale. Vaata, kui ripub sinna, et ei tahaks tuksele ka. Aga et nagu samas liiga vesi või sinna vee kohta ka läheks. Äkki sütt kõrgemale natukene? Ei, mitte nii kõrgele, ma arvan. Seal on tegelikult okei. Jätame siis siia. Aga mina ei pane ära, jah. Mul asendan su mingi stardi valmis. Ma ei tea, kuhu. Kui niente niimoodi vajunud. See on kõik omale. Sa oled ikka nii näljakas. Ops, panid ära või? Kõver sai või? Ma ei tea. Sai või? Ma ei saa aru. Ei ole vist. Ei ole. Nagu kõver ei ole või sirge ei ole? Üks neist. Kumb ei ole? Kõver ei ole. Ei, siis sirge on. Kõver ei ole, sirge ka ole. Ma meist lappes või ma ei näe sinna niimoodi. Taimassaaži. Sa peksad seda nagile, teed taimassaaži.
Hiina toit seal sees paneb mingi tegi sind asiaadiks nüüd või? tegid niimoodi kõrval. Okei, enough. Oi, nüüd on küll enough. Seda ma ei luba sul välja kattida, sa jätad sisse selle. Kõik peavad nägema, et sina oled ka kummaline, mitte ainult mina. Cut this shit. Davai. Jõudsidki selle videokesega lõppu, aitäh sulle ja taas likeikene, subscribeikene, bell notificationikene. Aitäh, tänks, et jälgite, vaatate, toetate, kommenteerite ja olete meiega. Näeme järgmine kord. Tšau.